oi kui armas. Selle pildi postkaardi sain Võhma Kirbukalt mingi 5 sendiga ja selle raami sain 50 sendiga praegu sealt Viljandi sõbrad sõbralubast. Peos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära, vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Hei, missä on tuolla? Kui putukas ronib objektiivi peale, siis ta ongi hästi suur. See on optikaseadus. Peame nüüd mõtlema, kuidas me saame. Peame kellukese saama niimoodi, et meil on siin lipsuke, aga meil peab olema siin aasake ka, et me saaks riputada seda kuuse külge. Kuidas sa käid siis riputama kuuse külge? No ma ei tea, vaatame. Kuidas sa käid siis? Mina ka ei tea. Mina ka ei tea. Mina ka ei tea. Siin ma hakkasin katsetama. Siin hakkasin küll. Ootas, see ongi selline värvi. Jaa, äkki peab see olema niimoodi. Peab küll. Aha, et ma pean, ei taha raisata seda paela üldse. Ma ei taha, et ma lõikaks liiga palju ja siis pärast on liiga palju. Seda käälidega. Ma lõikan paela. Kuidas te lõikatakse? Teeme niivisi. Kõigepealt peaks tegema siia selle aasa ära. Siis seda saabki kuuse külge me liputada. Jaa. Teeme kõigepealt siia selle aasa. Siis saab. Meile paneme teid kuuse külge. Teeme kõigepealt selle aasa, eks ole. Ja siia... Emme, issi toob emme ahjupuid. Jah, ja nüüd siia tulebki teha lipsuke, siis on aas ja lips. Ongi lips. Kohe emme teeb lipsu. Teen küll. See on minu puhas värvi. Jaa. Teeme siia. See on sees, on sukkased siin sees. Seal on selline pulgake on kellukese sees ja siis kui raputad, siis see kelluke koliseb nii ilusasti. Sellepärast on see pulgake seal. Vaata, nii oli ühed sulle siia vammid. Oli jättes sulle. Vaata, siin keelugi. Pead panema selle emme tööle. Selle asja panema tööle pealt poolt. Panema tööle. Mingi sodi on siin. Siin. Käed. Siin. Jah, sodi enne sõime siin, siis tšekki sellest. Oo, nii. Selline. Aga siis tuleb need ikkagi paelad lõigata lühemaks. Ma oleks võinud nüüd vaadata, kui pikk see pael siis nüüd täpselt oli, et ma teaks arvestada, kui palju lõigata järgmisega. Laua peale ei tohi
no lunida. Näed, kas selline on ilus? Küll. Sukkase lipsukese. Sellise. Jah. Tahab seda vaadata, seda lipsukat. Tahan seda vaadata. Selline. Tahan seda. Selle paneme puu peale, tahad ise panna või? Tahan ka soksakese. No, väga ilusti. Ongi. Vaata lennukki. Suure neljaks ikka. Ja rohkem pole praegu. Pael sai otsa. Kellukesi on veel 7 tükki järel. Aga paela peab siis juurde muretsema. Aga visuaalselt praegu siit eestnurgalt nii-öelda oleks nagu kõik olemas. Tagant on tühi. Sellest ei piisa, ununema kipub vana tõde selavi. Elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea. Tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Jah, kurk meeldib sulle. Sulle meeldib kõik. Sa oled nii lõbus sel. Ja nii hea isu on sul. Kuku. Oota nüüd. Ära sealt alla, Kuku. Moni. Nii armas oled. Sa oled nii armas. Nii armas. Nii nunnu. No tšau ja tere tulemast tagasi selle kesetapesa köögiukse juurde, mis tundub juba nagu oleks valminud umbes aastasadu. Aga head asjad võtavadki aega. Selles mõttes, et on asju kodu sisustamises, kodu loomises, kus saab kiirustada, lihtsalt ruttu ära teha. Aga selline maalimistöö ei ole kindlasti üks neist, sest sellist asja tasub teha siis, kui tuju peale tuleb. Ja kui on päriselt aega, et jah, ma olen siin mõned sutsakad niimoodi teinud, et Mooni jäi just tuttu ja mul on mõni minut ja teen mõned lehed, aga tegelikult see ei olnud jätkusuutlik, et mis mind suuresti aitas pärast pikka pausi selle uksega jätkama, on see, et ma tellisin uued pintslid kunst ja hobi poest. Mul oli tarvis selliseid peenikesi, pehmelt liuglevaid pintsleid. Ma ei tea, kui keegi soovib
täpselt teada, mis need on, eks ma võin ju vastata, kui keegi kirjutab. Aga igatahes tellisin igaks juhuks siis sellised 4 pintslit ja tõesti, no need libisevad nii ilusti ja nendega on lust maalida, sest et tegelikult on see varustus väga oluline, sest et halva varustusega ei ole lõbus ja siis ju kaob ka motivatsioon ära, kui ei ole lõbus. Et mul on maalimisega kogemust küll, ma olen teinud palju seinamaalinguid inimeste kodudesse, mitte palju tegelikult, ainult ma ei mäleta peast mitu, aga ja seda ma olen jah õppinud, et varustus peab olema meeldiv, mis teeb tööd lihtsamaks, mitte raskemaks. Ma enne siin mõtlesin, et suva, ma ei osta mingeid pintsleid, mul on Leenu need lastepintsleid ja no ütleme nii, et mingi 5 sekundit oli lõbus, aga tegelikult ei olnud lõbus ja siis see tegigi mu elu nii palju raskemaks, et ma lihtsalt ei tahtnud selle ukse juurde tagasi minna. Aga nüüd ma olen siin oma uute pintslitega. Ma tegin nüüd kogu ukse selle põhja nii-öelda ära. Alguses ma alustasin niimoodi, et ma tegin ühte ala. No, selles mõttes oli see õige, et ma tahtsin näha, millise disaini ma teen, et mida ma siia panen. Alguses ma tegin mingi koleda valelillekese siia, selle ma kustutasin ära, lihvisin ära ja värvisin uueks oranžiks ja siis selgitasin välja nii-öelda, et milline see uks üleni olema peaks, et neid valgeid lilli tuleb juurde. Aga need on kõige viimane asi, mis ma teen, et ma tegingi siis nüüd selle põhja kõik. Kõigepealt siis need tegin lilled, et neid nagu jagada võrdselt ja siis tegin kogu selle rohelise joone ja siis tegin neid oksi siia sobivalt vahele ja nüüd ma hakkan siis neid väikeseid lehekesi tegema, mis on see kõige suurem töö siin, mis tuleb lihtsalt ära teha. Ütleme nii, et see on natukene igav, ei ole nii lõbus, aga ma arvan, et siis läheb lõbusaks, kui saab juba palju tehtud ja siis tundub, et lõpp on lähedal ja siis on lõbus ju. Et jah, hakkame siis pihta. Õnn ei seisne mu saavutustes, õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teineteisele, elu on ilus privileeg. Vahel soovin ma korraks minna tagasi sinna, kus me vahel polnud nii naljakalt pikutab siin. Naljanina. No tšau, ma üldse ei arvanud, et ma teiega praegu siin jutustama hakkan. Ma arvasin, et ma lähen magama. Aga siis ma vaatasin siin verandal neid kipslilli, mis me just ostsime Põltsamaalt lillepaest kuuse jaoks ja ma hakkasin muretsema, et äkki nad jõuavad kuidagi kuivada või ära närtsida siin öösel ja siis midagi nagu juhtub nendega ja mul ei ole neid hea lõigata ja kuusele panna homme või mis päeval ma seda jõuan, nii et ma mõtlesin, et ma teen selle kohe ära. Ja Assa lükkab lund õues. Meil on selline tunne mul nagu oleks hilja õhtu, sest ma plaanisin vara magama minna. Sellepärast, et minul on COVID. Et juhtus siis niimoodi, et eile ärkasin sellise õrna põletikus kurguga, mõtlesin, et okei, kahtleme. Siis päeva jooksul palavik või juba hommikul hakkas kiiresti tõusma. Juba olin Assaga ühenduses, ütlesin talle, et mulle tundub, et ma olen haige. Veel talle midagi ei öelnud niimoodi, et tule varem koju või. Aga siis ikkagi juba selline minust pärast lõuna mingi 1-2 vahel ma juba kirjutasin talle, et kuule, mul on juba üle 38. Et kui sa saad, tule palun varem koju, et ma olin nii väsinud ja 2 lapsega ikkagi päris raske.
et selline tunne, et ma lihtsalt hoian neid minimaalselt õnnelikuna elus, et ei ole lihtsalt jaksu millekski muuks. No, see oli ka okei, selles mõttes nad olid rõõmsad ja kõik oli hästi ja lihtsalt see oli väga raske. See kõrgepalavik keha valutas. Õnneks oli see, et ei olnud mingit köha, nohu, midagi sellist, et lihtsalt oli see kõrgepalavik. Ja Asso jõudiski koju 4 paiku, võttis kohe üle lapsed nii-öelda ja mina lihtsalt läksin voodisse ja ma olin hommikuni põhimõtteliselt voodis kella 8-ni, kuni ma ärkasin. Ja minu õnneks mu võimas imeline keha tegi nii head tööd ja lihtsalt selle kõrge palavikuga kuumutas selle haiguse suurema osa minust välja. Nii et tegelikult ma juba õhtul seal, no ma niimoodi hästi palju ärkasin jäin magama, no, kui ma läksin kell 4 voodisse juba õhtul. Ja tere. Ma räägin vlogiga. Ma räägin selle vlogiga. Ja kus ma olen pooleli? No ühesõnaga, ma tegelikult juba seal enne süda, et kindlasti juba minu arust oli kell 10 õhtul. Asso oli veel üleval teises toas arvutis. Et läksin sinna tuppa, et kõht on nii tühi, sõin ühe banaani ja jõin vett, et saaks magada, et selline nälg poleks peal, sest et ega ma midagi süüa ei suutnud ju eile. Selles suhtes, et õhtul Asso tõi mulle vürtsikat suppi. Seda ma sõin selline ja natukene lihtsalt, et mingi soe toit sisse ja hommikul ärgates mul ei oldkene palavikku. Ja nüüd ma ütlekski, et noh, ma ei ole mingi haigusega või selliste asjadega üldse mingi vinguja ka, et see, kuidas ma täna ennast tunnen, on imeline. Eile oli lihtsalt väga raske, nii et ma ütleks, et mul oli ühepäevane COVID. See tänane natukene tatine nina ja nõrkus, see pole midagi. See on täiesti okei, sest et milleks mul on vaja täit energiat. Ma ei kavatse praegu minna maratoni jooksma või ma ei tea, midagi tegema. Et ma lihtsalt olen kodus rahulikult ja mu keha saabki energiat, mis tal on kasutada lihtsalt olemiseks. Nii et oleme siin tubased ja käisin tegelikult jalutamas ka täna. Värske õhu käes on eriti hea olla. Nii et võt. Sellised lood. Ma siin siis lõigun oma kipslilli. Kas teie teadsite, Asso ei teadnud, et kipslillede inglisekeelne nimetus on baby's breath ehk siis nagu beebi hingeõhk, mis on minu arust nii imeline. Ma juba siis vist sain teada või teadsin enne, kui ma tegin Leenust, kui Leenu oli paarinädalane vist, siis ma tegin tast sellised ilusad pildid, mis olid, kus ta oli korvi sees ja ta oli ümbritsetud nende kipslilledega ehk siis nagu baby's breathidega. Ja see oli minu meelest nii lahe seos, et selline beebilill nii-öelda. Ja meie kuusk siis see aasta saab ka neid beebililli täis, sest et meil on ju need kellukesed. Ja eks ma näitan teile siis homme või midagi neid meie 2 ehet, mis meil on. Et meil ongi praegu ainult ju kellukesed ja kipslilled ja no tulukesed, et sellest täiesti piisab, ega ei olegi vaja miskit rohkem. Minu arust see juba kellukesed ja tulukesed on nii ilusad, aga nüüd kui ma need kipslilled sinna lisame, ma usun, et ma lihtsalt vaatan suu lahti, kui nunnu see kuusepuu meil on. Nii armas, see on nagu lumega kaetud, tule vaata.
tere hommikust, nagu kuulete mu häälest, hääl on kähe, nina on kinni. Ma ei tea, kui palju te mu tavapärast nägu tunnete, et kas te üldse saate aru, et mul silmad ja kuidagi on paistes või kuidas mina tunnen, et nad on. Võib-olla ei paista välja. Aga et eks see on selle haiguse ja siis täna vist natukene nagu halvasti magamise kombo ka. Et pidin kahjuks vara ärkama. Aga mis see suur krahh oli magamisega oli see, et 2:30 ärkasin, mul oli nii mõnus uni, mul oli selline palaviku soe olla, ma tundsin, et ma olen ise see kuum tatrakott, mis mikrolaineahjus lastakse kuumaks ja siis pannakse kuskile keha soojendama. Lähme ära praegu, palun mängi oma toas, kui sa tahad. Ja et hästi mõnus uni oli tegelikult, aga ma ei tea, siis ma vist läksingi sellest nii elevile, et ma ärkasin selleks, et Moonile rinda anda ja siis jäin sinna mõtlema ja siis ma olin nii elevil ja nii tänulik, et et nii mõnus on magada ja nii tore, et see haigus mulle nii raske pole. Ja siis hakkab mõte ketrama, hakkasin minema sinna oma tavapärasesse hästi entusiastliku ja optimistlikus seisundisse. Mooni just magab oma esimest tundi ja Leino peab loomulikult pille mängima, mida ta peaaegu kunagi. Ja jäin sinna mõtlema ja siis ma mõtlesingi hästi sellele suhtumisele ja tänulikkusele, et kuidas, kui ma varases täiskasvanu eas tundus see tänulikkuse praktiseerimine mingi asi, aga lihtsalt see, et ma sellele nime ei tahtnud panna, see ei tähenda, et ma ei oleks seda kogu aeg teinud, et ma ikkagi olen see, kes teadlikult, see ei tule niisama see suhtumine, et see haigus pole midagi hullu ja talv on külm, aga mis siis jumal äge, et me elame sellises kohas, kus on nii maagiline talv ja läheb ruttu pimedaks, see on nii eriline siin meil Põhjamaades ja kõik see, et see tuleb ise endale teadlikult tekitada. Et kui tekiks mingid negatiivsed mõtted, siis see on hästi teadlik valik, et ma lihtsalt ei mõtle niimoodi. Et mul on hästi palju neid hetki, kus ma hakkan kuskile langema ja siis ma nagu siuke tunne, et oma peas nagu halloo, mida sa mõtled, nagu ole vait. Ja see talve hindamise teema tuleb tegelikult sealt Yoga Girli viimasest podcasti osast, ilmselt nüüd juba selle video ilmumise ajaks on veel üks väljas, aga ta rääkis oma talve rituaalidest ja sellest, kuidas õppida hindama seda, et meil on talv ja meil Eestis on see tavaline, aga tegelikult üle maailma see on nii paljude jaoks hästi raske. See, et kultuur on selline, et kui on külm, siis oleme toas, aga tegelikult peaksime olema loodusega niimoodi rütmis, et nii suures pildis aastaaegadega, et talv ongi rahulikum aeg, kui ka nagu väiksemas pildis, et on hommik, lõuna, õhtu ja me läheme selle rütmiga kaasa, et on pime ja siis läheb valgeks ja me võtame selle päeva valguse vastu ja oleme natuke tegusad ja siis tuleb õhtu peale ja on puhkeaeg. Et ta rääkis seal põnevalt sellest kõigest, et ma siin juba mitmendat korda räägin Rachelist ja tema podcastist, et lihtsalt tema on minu jaoks inimene, kes ma ei ole elus palju tundnud, et keegi on nagu nii minu moodi ja minuga samad vaated, et temaga, ma hakkasin teda siis jälgima, kui Mooni sündis. Temal sündis, suvel ikkagi, tal sündis täpselt 2 kuud hiljem, 18 juuni, Mooni sündis 18 aprill ja tal sündis 18 juuni poeg. Ja meil on hästi palju sarnasusi, see on lihtsalt väga imelik. Et nagu lihtsalt eluteel ja niimoodi ka, ja siis ongi maailmavaated, mis meil nii ühtivad ja see on nii lahe see äratundmine minu jaoks, et lihtsalt on selline inimene, kes kuidagi nii hästi geniaalselt oskab sõnastada mõtteid, mida mina ei ole osanud ise võib-olla sõnastada. Selline tunne, et kuidas ta teab, mida ma mõtlen ja mida ma arvan, et kuidas,
et miks mina ei ole osanud neid niimoodi kirja panna või nii, aga see ongi lahe kuskilt mujalt saada seda inspiratsiooni ja julgustust, et ma usun, et noh, see on üsna levinud probleem, mis selle nimi on, see, kus sa tunned, et sa oled nagu, no et sa ei ole piisav või mingisugune sündroom on sellel mingi nimi pandud, ma ei tea. Et ühesõnaga ikka tunnen, et ma olen mingi imelik, mul on mingisugused imelikud arvamused ja keegi ei saa nagu, keegi ei arva minuga ühtemoodi ja kõik arvavad, et mul on mingid arvamused ja võib-olla natuke, ma ei tea, olen mingi ekstremist teatud asjades, aga tema maailmavaated nii paljud ühtivad minu omadega ja arvamused, et see on lihtsalt nii julgustav minu jaoks, et tema on nii julge, et ta ütleb neid kõiki välja, et ma tunnen, et ma ei ole mitte ilmselt, vaid et ma ei ole nii küps, et jagada nii julgelt enda teatud arvamusi, sest et ma ei tule toime selle vastukajaga, sest iga asi, mis sa ütled, on kellegi jaoks ju absurdne, rumal, vale, et nagu, eks minus on palju seda ebakindlust ja seda sellist teistele inimestele meeldida üritamist ja seda, et sellepärast ma ei tea, no mõnes mõttes, noh, ma ikkagi optimist on ja positiivselt mõtlen, et võib-olla see on lihtsalt empaatia ja selline mingi intelligentsus, et kui see teeks kellelegi liiga, mida ma ütlen, siis ma ei taha seda öelda aga et noh, kui teeks kellelegi liiga see minu arvamuse mitte avaldamine, siis ma ütleksin selles mõttes, et ma arvan, et seal on see nagu piirihetkel. Et ikka on igasuguseid teemasid, millele tuleb kaasa rääkida. Et nii huvitav oli see, et see öösel seal, kui ma olin 1,5 tundi, vist pea 2 tundi olin üleval, 2:30, siis ma võtsin ühe korra telefoni kätte seal kuskil vahepeal ja ma vaatasin ainult ühe sõbranna Instagrami story't ja ta oli jaganud mõttetera või mingisugust kellegi ütlust, kes oli sellest rääkinud, mis kuidagi seostub sellega praegu nii hästi, et kõik natsid olid nii-öelda toredad inimesed, et need olid inimesed, kes ei tahtnud nagu mingeid suuri laineid tekitada, nad ei tahtnud kellelegi probleeme ja nad lihtsalt keerasid pea ära, kui nende naabrid minema veeti, et nad ei tahtnud kellelegi nagu pinnaks silmas olla. Ja kes ei ole toredad inimesed, on vastuhakkajad. Ja siis see natukene nagu seas, et ahah, mina siin räägin, et mina ei julge arvamust avaldada, et ma ei taha nagu kellelegi paha meelt tekitada. Noh, see tänapäeva maailm lihtsalt on selline, et kõik saavad avaldada arvamust ükskõik mis teemal internetis ja see on lihtsalt ja kõik nagu nii paljud inimesed on nii taktitundetult tunnevad, et neil on vaja seda arvamust avaldada, kuigi see on täiesti ebavajalik. Nagu nii palju, mis inimesed kirjutavad kommentaaridesse ja niimoodi, mitte mulle. Vaatan seda ja mõtlen, okei, aga miks sa selle välja ütlesid? Sa võid oma peas seda mõelda ja siis teadlikult teha otsuse, et ei, see minu mõte ei ole kellelegi kasulik, see ei ole lahke ja kellelgi ei ole vaja seda teada. Ma jätan selle endale. Või siis kui muud üle ja tahad natukene ventileerida, siis räägi sellest oma lähedasele või midagi. Et ikka võib oma arvamus olla lihtsalt, et mis sa sellega teed, et sul on võimalus sellega teha liiga ja nii paljud inimesed kahjuks teevad teistele liiga sõnadega, et mina olen ka hästi selles osas, et ma ei kannata kriitikat kahjuks. Vot, kuhu ma siis jõudma tahtsin oma jutuga? Et me oleme siin nüüd siis niimoodi minul ma arvan, et sama, mis eile võib-olla nagu natukene kähedam olla, aga tundub, et võib-olla Moonil on ka vist COVID, sest et
ta oli praegu hommikul hästi pahas tujus ja juba läks magama peale 9 esimesse unne ja silmad olid kuidagi vesised ja selline nägu oli peas, et äkki tal on halb olla ja mõlemad on aevastanud ka siin eile õhtust paar korda. Aga jah. Võt. Nüüd teeme veel mõne garaažile. Kas aitad emme, pane see teine ka siia? Kalplokk. Ongi kalplokk. Nüüd annad selle. Aga mul on tegelikult veel üks lubatud asi jagamata, nii et ma näitan teile ära siis, millised on meie eelmise ja selle aasta jõuluehted. Ehk nagu ma rääkisin, siis ma alustasin siis selle traditsiooniga, et me ostame iga aasta jõuludeks ainult ühe hästi erilise jõuluehte, mis kuidagi siis sümboliseerib meie seda aastat. Ja eelmine aasta olid siis meie esimesed jõulud siin Raagal. Aga eelmine aasta ma veel sellega ei alustan, nii et sel aastal ma tellisin eelmise aasta oma tagantjärgi. Ja meie eelmise aasta, 2022 aasta Raaga esimeste jõulude ehe on siis selline liblikas. Noh, peale vaadates justkui mõtleks, et ongi, et me siia Raagale lendasime niiviisi, et see liblikas justkui sümboliseerib seda. Aga tegelikult on neil ehetel ka endal väga ilusad sõnumid kaasas, et mida nad sümboliseerivad. Ehk siis see hingeliblikas on siis sümboliks. Seal oli niiviisi kirjas, et Skandinaavia folklooris usutakse, et liblikad on sõnumitoojateks lahkunute ja elavate vahel. Et kui sa näed leinaja juures liblika tiibu ripsutamas, siis see tähendab, et lahkunu annab endast märku, et temaga on kõik hästi. Ja siis meie puu otsas saab ka selline liblikas lehvima, et siis justkui anda märku, et lahkunutega eelmiste põlvedega on kõik hästi. Et selline tore mõte sellel veel taga. Ja meie selle aasta jõulude ehe, millega Mooni mängib. Mooni, vaata, võta hoopis see liblikas praegu. Ma võtan selle endale ja see on väga sinu moodi. Kohe räägime teistele ka, miks see sinu moodi on. Nii, ja selle aasta ehe on selline Ukraina matrjoška. Joo, sulle meeldis see matrjoška on ju. Ja noh, kohe ka peale vaadates on ju just kui mõte see, et meil on ju Moonikese esimesed jõulud. Oi, sa oled nii kuum. Aga loomulikult ei ole see matrjoška ehe loodud Mooni esimesteks jõuludeks, vaid matrjoška iseenesest sümboliseerib siis seda, kuidas pere on üksteisele selline vankumatu tugi ja üksteise pesa nii-öelda ja et kuidas läbi põlvede seda perearmastust on oluline edasi anda. Ja see on siis meie 2023 ehe. Nii armsasti selline punase lillekesega, nagu on Moonike, blond sinisilmne laps on siin peal. Nii et selline tore sümbol. Aga me tegeleme nüüd siis taastumisega. Tundub, et mõnel läheb siin aina halvemaks ja me katsume siis hakkama saada ja ikka terveks saada. Nii et näeme teiega järgmine kord. Tšau! Tere! Ma olen tagasi. Et lihtsalt teatada, et mu optimism ei töötanud selles mõttes, et
ma võisin salaja soovida, et me kõik nüüd paraneme ja nüüd läheb hästi. Aga juba vist pool tundi pärast eelmist klippi järsku mõlemad lapsed tulikuumad, kõik nutavad, mina nii väsinud, mina tahan istuda, kõik teised tahavad mu süles olla, aga üksi ja ühesõnaga läks hullumaks lihtsalt ja Ase tuli nüüd koju ja see oli ka veel, et mulle tundub, et mu maitsemeel hakkab kaduma. Nii et ma ei tea, nüüd läheb nii juba teispoolsusesse see kõik, et tulebki lihtsalt huumoriga võtta seda ja vaatame, mis saab. Hoidke meile pöidlaid, ma loodan, et selleks hetkeks, kui see video üles saab, siis oleme kõik terved ja see kõik on juba tagantjärgi eriti naljakas. Vot, aga näeme siis nüüd ikkagi järgmine kord. Tšau!